Kui veresüüdistused muutuvad tavateadmisteks, on aeg lõpetada mõtlemine selle üle, miks antisemitism levib. Isegi paljude Ameerika poliitilise eliidi seas levinud populaarsete taskuhäälingute pidajate sõnul on Iisrael ja juudid vastutavad selle eest, et Ameerika on sõtta tõmmatud, samuti genotsiidi eest. Need valed ei muutu niivõrd peavooluks, kuivõrd neist saavad vaidlustamata populaarkultuuri troopid. Ometi usub suur osa juudi kogukonnast endiselt, et kui nad suudavad kõik omavahel läbi panna, võib 7. oktoobri järgse antisemitismi laine kaduda. Täna saates Think Twice uurime põhjalikult juudi vihkamise tõusu allikaid, et küsida, miks nii paljud inimesed, kes väidavad, et tahavad selle vastu midagi ette võtta, ja organisatsioonid, kelle ülesanne on juute kaitsta, ebaõnnestuvad. Tere tulemast saatesse Think Twice. Kuna antisemitism levib nii vasakul kui paremal, on aeg, et juudid lõpetaksid juudi vihkajatele selgitamise, miks neil pole õigus. Eelarvamuste levik juutide vastu vasakpoolsete seas on muutunud tavaliseks, varjates end Iisraeli kriitika või sionismi vastasuse taha. Haridussüsteemi, alates üldhariduskoolidest kuni kolledžite ja ülikoolideni, on suures osas üle võtnud progressiivsed jõud, kes on aidanud levitada mürgiseid vasakpoolseid rassiteooriaid, mis kujutavad juute ja iisraellasi valgete rõhujatena. Nende haare popkultuuri üle on sama tugev. Samal ajal tulistavad antisionistlikud juudid segaduses juudi kogukonna pihta oma positsioonidel peavoolu liberaalsetes meediakanalites, mis on normaliseerinud 7. oktoobri järgse antisemitismi laine. Samal ajal levitab häälekas vähemus äärmusparempoolsest leerist samajälke laimukampaaniaid ja vandenõuteooriaid, mille eesmärk on demoniseerida mitte ainult Iisraeli ja selle peaministrit, vaid kõiki, kes toetavad juudi riiki, olgu nad juudid või kristlased. Ometi on enamiku organiseeritud juudi kogukonna reaktsioon endiselt üsna segaduses ning nende jõupingutused nende suundumuste vastu võitlemisel on ebaefektiivsed, kui mitte lausa vastupidise mõjuga. Kuidas peaksid juudid ja nende liitlased sellele kriisile reageerima? Kuidas saavad nad akadeemilise maailma ja koolide üle kontrolli tagasi võita? Ja kuidas oleks võimalik sellistes tingimustes taastada midagi, mis läheneb kaheparteilise konsensusele antisemitismi vastu ja Iisraeli toetuseks? Üks inimene, kes püüab seda olukorda muuta, on Niha Leht, juhtiv juudi haridustegelane ja meil on hea meel, et ta täna meiega liitub. Niha Leht sündis endises Nõukogude Liidus ja emigreerus koos perega 1989 aastal Ameerika Ühendriikidesse. Ta on teadlane ja haridustegelane, kes on spetsialiseerunud juudi ajaloole, vene kirjandusele ja kaasaegsele antisemitismile. Ta omandas doktorikraadi USC-LA-s, keskendudes holokausti mälu ja juudi identiteedi mahasurumisele Nõukogude Liidus. Ta on Stop Anti-Zionism Initiative'i kaasasutaja ja juhib taskuhäälingut Don't Know Much About. Ta on kirjutanud ulatuslikult antisionismist väljaannetes JNS, Jewish Journal, Tablet Magazine, The Wall Street Journal ja New York Post. Niha Leht, tere tulemast saatesse Think Twice. Suur aitäh, mul on tõesti väga hea meel ja au täna teiega liituda. Aitäh, et leidsite aega täna meiega liituda. Ma tahaksin alustada küsimusega, mis teie arvates on kõige olulisem asi, mida enamik juudi maailmast ei mõista seoses 7. oktoobri järgse antisemitismi tõusuga. Kas liiga paljud meist, eriti need, kes on juhtivas juudi organisatsioonis, on, ütleme nii, endiselt kinni vanas mõtteviisis, mis näeb juudi vihkamist kui midagi, mida saab ületada parema kogukonnatöö või suurema usunditevahelise dialoogiga, selle asemel, et tegeleda nende ideedega, mis on nii vasak- kui parempoolsete liikumiste taga ja mis juute demoniseerivad? Õige, väga hea küsimus. Las ma astun paar sammu tagasi ja ütlen, et kuigi pärast 7. oktoobrit on antisionismi tõus olnud tohutu, siis see ei ole 7. ega 8. oktoobri lugu. Omaenda uurimistöös ja kirjutistes olen vaadelnud antisemitismi levikut alates tegelikult aastatest 2000 kuni 2001 ning see avaldus antisionismina. Ja põhjus, miks ma seon selle 2000-ndate algusega on see, et toimus 3 maailma sündmust. Durbani konverents,
11. september ja teine intifada. Ja need tõesti pakkusid ideaalse võimaluse, katalüsaatori, et tuua lääne ühiskonda ideoloogia, mis oli tegelikult Nõukogude Liidu poolt välja töötatud ja kujundatud. Ja kahjuks oli juudi kogukond väga halvasti ettevalmistatud ega suuteline mõistma, mis on antisionism. Tänase päevani ei ole ühtegi juudi organisatsiooni, ühtegi suurt traditsioonilist organisatsiooni, mis viiks läbi täiemahulist kampaaniat antisionismi vastu. Antisionism on tänapäeva kõige surmavam juudi vihkamise vorm. Ja tead, omaenda uurimistöös, nagu ma ikka ütlen, vaadates tagasi, kuidas juudi organisatsioonid on antisionismile reageerinud, siis sageli, parimal juhul, ütlevad nad midagi sellist nagu, antisionism võib ületada piiri ja muutuda antisemitismiks, kui see demoniseerib Iisraeli. Aga see ütlebki täpselt, mis antisionism on. See on demoniseerimise projekt. See ongi täpselt see, mis antisionism on. Nii et meie juudi kogukond, meie traditsioonilised organisatsioonid, see ei ole 7. oktoobri lugu. Tegelikult on viimased 2 aastakümmet, kui mitte rohkem, oldud ettevalmistamata, vastumeelsed ja kinni, nagu sa ütlesid, mõtteviisis, mis ei valmista neid ette selle ideoloogilise ohuga tegelemiseks. See on meie institutsioonide ideoloogiline hõivamine. Aitäh, et kuulasid Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel podcasti platvormil või vaatad meid otse Facebookis, X'is või JNS-i YouTube'i kanalil. Palun pane JNS-ile meeldi, telli kanal, vajuta kellukesele, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Samuti lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobini igapäevane taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nimega Jonathan Tobin Daily JNS-i kanalilt kõikides podcasti platvormides. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Jah, see on suurepärane tähelepanek. Kas on viga kulutada nii palju aega antisionistide ja Iisraeli vastastega vaieldes? Ma mõtlen, et on palju inimesi, kes muretsevad nende väidete ümberlükkamise pärast ja on samuti huvitatud nendega vaidlema. Kas see on midagi, mida me peaksime tegema, isegi kui on oluline fakte õigeks seada? Vaata, mul on siin 2 seisukohta. Ma usun, et tõde on alati väga oluline ja meie, inimkonnana, peaksime alati püüdlema tõe poole ja ümber lükkama valesid. Aga üks asi, mida ma mõistan antisionismi ja selle uurimise kohta, on see, et kuna see loodi propagandariigis, ei ole tegemist valeinformatsiooniga, vaid hoopis sihilikult levitatava valega, eks seega ei saa antisionistliku laimu parandada. Lubage mul tuua teile näide varasemast juudi vihkamise ajastust. Veresüüdistus. Teie kuulajatele väga-väga kiiresti. Veresüüdistus tähendab seda, et juudid kasutavad põhimõtteliselt kristlaste verd matsa küpsetamiseks ja on verejanulised. Veresüüdistuse üle ei ole mõtet vaielda, sest see on vandenõuline idee. See on põhimõtteliselt tõsi, nii et pole midagi arutada. Meil ei ole seda ajaloolist distantsi, mis meil on verepilastuse keskaegsest ajast, et öelda, okei, see on veresüüdistus. Ma ei hakka seda infot isegi parandama või käsitlema seda kui väärinfot. Me mõistame seda täieliku desinformatsioonina. Sama tuleb rakendada ka antisionistlikele süüdistustele ja laimule. Need toimivad väga sarnaselt veresüüdistusele, jumala tapmise süüdistusele ja need töötavad suures osas samamoodi. Miks laimud nii edukad on, seisneb selles, et need põhinevad mingil määral tõel, mis on siis väänatud. Sest kui mõelda näiteks jumala tapmise süüdistusele, siis Juudas tõesti reetis Kristuse. Saabki selle süü kollektiivselt kogu juudi rahvale panna, eks? Seepärast ongi näiteks genotsiidi süüdistus, tänapäevane genotsiidi laim, nii raske ümber lükata ja sellele on väga raske vastu vaielda. See on sellepärast, et kui vaadata hiljutist sõda Iisraeli ja Hamasi vahel, siis Gazas on hukkunud palju rohkem inimesi. Nii saabki sellise süüdistusega läbi minna. Ja teate, ma töötan koolides ja hariduses ning ma küsin tihti õpilastelt, mis on genotsiid? Inimesed arvavad, et see tähendab, et palju inimesi tapetakse. Nii et sellega võib läbi minna. Ei, pole mingit põhjust nende antisionistidega vaielda. Samal ajal, nagu ma ütlesin, olen ma 2 vahel. Ma tõesti usun, et tõde on väga oluline ja me ei tohiks sellest loobuda. Teate küll sellest mõttest, et me peaksime püüdma tõtt rääkida.
aga samal ajal peate mõistma, et need laimud ei reageeri parandustele. Nad ei reageeri faktilistele parandustele. Millele nad siis reageerivad? Piiridele. Sa ütled, täpselt nagu veresüüdistuse puhul, sa nimetad selle ja lood piiri. jah, see on huvitav viis sellele läheneda. ma arvan, et kiusatus hakata ümber lükkama näiteks genotsiidi valet on peaaegu vastupandamatu enamiku inimeste jaoks juudi maailmas, kes hoolivad Iisraelist. ja ometi on see omamoodi tupiktee. Sa ei suuda veenda selliseid nagu Dave Smith või Hassan Powell. ja Hassan Pikachu, et nad eksivad. See on sellepärast, et nende seisukoht ei põhine mõistusel ega faktidel. Ja ometi tead ja kindlasti on see paljude meie lugejate, kuulajate ja vaatajate reaktsioon GNS-is, et me peame sellele vastama. Tead, anna meile laskemoona, et vastu võidelda. Ja nii, kuidas me selles olukorras liigume? Kuidas seda probleemi siis kõige mõistlikum käsitleda? Noh, ma ütlen sulle seda. Dreyfus tuli oma kohtuprotsessile, kaasas faktid ja tõendid. Tuli oma kohtuprotsessile, kõik faktid tema poolel. Ja tal oli kogu tõestus olemas, aga see oli ettemääratud kohus. See oli farss kohtuprotsess. Me teame, et faktid on meie poolel. Ma olen seda tööd teinud, vähemalt 2 aastakümmet, alates ajast, kui olin ise üliõpilane ja kraadiõppur. Ja ma olen põhimõtteliselt meie lugu edasi andnud, eks? Püüdes seda ümber lükata, mõeldes, et inimesed on valesti informeeritud. Nad ongi valesti informeeritud. Ja ma avastasin, et kahjuks see lihtsalt ei toimi. See on propagandasõda. Propagandasõjas ei toimi hästi see, kui ütled, las ma teen sulle ülevaate juudi rahva ajaloost. Las ma räägin sulle, et me oleme tõesti põlisrahvas. Las ma räägin sulle, et me ei ole tegelikult valged. Las ma selgitan sulle genotsiidi definitsiooni. See mõiste loodi pärast teist maailmasõda poliitilise eesmärgiga. Inimesed, see on samuti tunnistus sellest, kui keerulises olukorras me oleme. Inimeste tähelepanu kestus on praegu väga-väga lühike. Inimestel pole aega, inimesed ei taha kuulata, me elame loosungite ajastul. Jällegi, mul on 2 vaatenurka, me peaksime tõde säilitama, see on väga oluline. Näiteks Natasha Hasdorfi tööd ma väga austan. Ta teeb tööd, tead küll, toob esile tõde Juudamaa Samaaria kohta, tõde rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise õiguse rakendamise kohta. Tema töö on väga oluline, kuid nende jaoks, kes praegu seda sõda peavad, nagu mina ise, nagu paljud üliõpilased, juudi üliõpilased ülikooli linnakutes, seal istumine laua taga, millel on kiri "Nii näeb välja sionist", suunab tähelepanu meile. Me oleme pidevalt, ma ütlen seda alati, me pöörame pidevalt oma taskut pahupidi, tõestades, et Iisraelil on õigus eksisteerida. Ka sellest endast tuleb loobuda, eks? Sellest ideest, et me peame pidevalt rääkima Iisraeli legitiimsusest. Miks? Miks? Nii et sinu küsimusele vastates ma ütlen jälle, et olen nende 2 mõtteviisi vahel. On väga oluline säilitada tõde. On väga oluline dokumenteerida ja pidada arvestust. Aga sa pead aru saama, et see on narratiivne sõda ja see ongi narratiivne sõda, see on propaganda. Ja võib-olla ma tean seda sellepärast, et olen endisest Nõukogude Liidust pärit. Minu vanemad kogesid Nõukogude Liidu antisionismi. Nad mõistsid seda, nad tundsid selle kohe ära. Tead, minu ema ütleb, et ameeriklased, kuna nad elavad vabas ühiskonnas, ei ole neil tekkinud umbusaldustunnet. Nad on väga haavatavad. Samas Nõukogude kodanik sai igal hommikul Pravda ajalehe. Nad õppisid ridade vahelt lugemise oskuse. See on tegelikult karm ja kriitiline mõtlemine. Täpselt nii, täiesti õige. Ja ma arvan, et huvitav on see, et ükski vene juudi Nõukogude kodanik ei langenud nende laimude ja valede lõksu. Nad lihtsalt ei langenud. Nad said täpselt aru, sest elasid propagandariigis. Siin on olukord väga erinev. Inimesed, eriti noored juudid, on nendele narratiividele nii kergesti vastuvõtlikud. Siin on nagu 2-osaline lähenemine. Esiteks tuleb kindlasti noori harida, anda neile tõde ja fakte. Aga tuleb mõista, et tegelikus sõjas, narratiivide rindel, kui sa seisad ja ütled, et Iisraelil on õigus eksisteerida, oled sa kaitsepositsioonil.
sa ei sea neid kunagi luubi alla, sa oled pidevalt iseenda kaitsel. Sa oled palju kirjutanud sellest, kuidas püütakse esitada antisionismi kuidagi eraldi antisemitismist, kuigi see pole sugugi tõsi. Miks on nii paljudel juudi kogukonnas, rääkimata meediast ja akadeemikutest, nii raske mõista, et need on ühe ja sama mündi kaks poolt? Kui sa keelad juutidele õigusi, mida sa kelleltki teiselt ei keela, ja just seda antisionism tähendabki, siis on see selgelt diskrimineerimine. Miks see nii on? Tead, minu jaoks tundub see väga lihtne ja just nii ma püüan seda ka seletada. Miks on seda nii raske selgeks teha? Ma arvan, et seda on tõesti raske selgeks teha, sest Ameerika juutidel on ainult üks mudel juudi vihkamise mõistmiseks ja see on holokaust. Tead, ma arvan, et Joel Kellner nimetab seda ühe näite põhjal tehtud üldistuseks. Ta kirjutas ajakirjas Source essee pealkirjaga American Anti-Zionism ja ta tõi välja midagi, mida ta nimetas ühe näite probleemiks. See tähendab, et Ameerika juudid mõistavad antisemitismi üldiselt läbi holokausti prisma. Ja kui vaadata holokausti, siis see räägib teisestamisest, patuoinasteks tegemisest, rassilisest alaväärsusest ja ideest, et juudid juhivad maailma. Haakristid on halvad, Heil Hitler on halb. Nad on väga hästi valmis seda hukka mõistma. Aga vaata, antisionism ei avaldu samal kujul. Me teame, et see on muteeruv viirus. Robert Wistrich ütles seda, suur antisemitismi ajaloolane ja ka suur rabi Jonathan Sacks rääkis sellest, kuidas see on väga keeruline vihkamise vorm. Sellel on võime muteeruda. Teed, ma töötasin välja midagi, mida nimetatakse 3 ajastu raamistikuks. Mis on järgmine? Selgitas seda. Jah, põhimõtteliselt võib juudi vihkamist mõista kui 3 erinevat ajastut. Antijudaism, antisemitism ja antisionism. Need kõik on osa demoniseerimise projektist. Ja see ongi küsimus, kuidas sa demoniseerid üht rahvast. Asi pole selles, et juudid muutuksid. Asi on selles, et moraal, see, mida ühiskond peab moraalseks, areneb pidevalt. Ja meid pannakse pidevalt olukorda, kus meid kujutatakse moraalirikkujatena. Nii et antijudaismi ajastul kujutati juuti kurikaelana, antikristusena, sest kristlus oli tol ajal moraalselt domineeriv. Maailmas toimus moraalne nihe antisemitismi ajastul pärast valgustusaega. Moraalsust, ma tean, et see kõlab meile praegu väga kummaliselt, mõisteti tol ajal rassiteaduse kaudu ning inimeste liigitamist rassiliste tunnuste järgi peeti edumeelseks. Nii sattus juut taas kord kurikaela rolli, seekord rikkudes rassi puhtust. Vaja läks suurt katastroofi, holokausti, et sundida ühiskonda moraalselt ümber hindama. Ja pärast holokausti tekkis uus moraal, inimõiguste kinnistamine. Kuidas siis inimõigusi rikutakse? Genotsiid, aparteid, kolonialism ja just selles olukorras leiab juut end täna seoses Iisraeliga. Ja põhjus, miks paljudel on raske seda välja öelda, on see, et antisemitismi mõistmise tõlgendav raamistik on neid justkui tagasi hoidnud. Sest nad mõistavad ainult ühte näidet, mis on teine ajajärk, antisemitism. Nad ütlevad, okei, kui juuti kujutatakse suure ninaga, kui juuti kujutatakse kahjuri või ämblikuna, siis me teame, et see on antisemitism. Nad ei tea, mida teha, kui Iisraeli kujutatakse deemonina. Mis on tänapäeva deemon? Valge ülemvõim, rassism, natsism, fašism, apartheid. Meie juutide ülesanne on mõista, et peame läbima paradigma nihe selles, kuidas me mõistame juudi vastasust. Olete teinud olulist tööd uurides tänapäevase akadeemilise ja mujal toimuva antisemiitliku kampaania ideede, keele ja taktikate nõukogude päritolu. Kas saate meile selgitada, kuidas peaaegu 4 aastakümmet pärast Berliini müüri langemist on nõukogude antisemitismi ja antisionismi pärand suutnud mitte ainult ellu jääda, vaid ka õitseda? Ja teate, see on laiemalt aktsepteeritud kui isegi 1970-ndatel, kui toimus Nõukogude Liidu ÜRO-s läbi viidud kampaania "Sionism on rassism". Teate, see on huvitav küsimus. Ma töötan praegu ühe artikli kallal, mis püüabki täpselt uurida seda, mida te just küsisite. Ehk mis juhtus siis, kui see põhimõtteliselt eksporditi läände. Üks asi, mida ma tahtsin alustuseks öelda, on see, et kui Nõukogude Liit kokku varisesid koos sellega ka antisionismi fantoomialad. Nüüd, mida see meile ütleb? See ütleb meile, et seda kasutati ainult seetõttu, et see oli kasulik.
Ja ma arvan, et Isabella Doborovski toob selle väga hästi välja. Miks panid Nõukogude võimud nii palju aega, ressursse ja energiat antisionismi? Sest see töötas nende jaoks. See töötas nende jaoks. See oli tähelepanu kõrvalejuhtimine. See oli viis võidelda ameeriklaste ja läänega külma sõja ajal. Ja kui see enam nende jaoks ei töötanud, siis nad lihtsalt ei vajanud seda enam. Ja näiteks vahetult enne riigipööret hakkas Gorbatšov proovima Iisraeliga suhteid parandada. Mis näitab meile, et isegi Nõukogude Liidu lõpu ajal üritati Iisraeliga paremaid suhteid luua, sest see ei töötanud nende jaoks enam. Läänes see lugu nii ei olnud. Ja huvitav on see, et minu praeguses uurimistöös vaatan ma, mida arvas tavaline Nõukogude kodanik antisionismist, nii juudid kui mittejuudid. Ja huvitav asi viib tagasi selle juurde, mida mu ema ütles. Tavaline Nõukogude kodanik tõlgendas kõike, mis tuli riigilt kui ideoloogilist jampsi, kui nii võib öelda, ega kulutanud sellele eriti palju aega mõtlemiseks. Sa ei näeks Nõukogude kodaniku jooksmas juudi järel ja hüüdmas vaba Palestiina. See ei juhtunud Nõukogude Liidus. Neil ei olnud seda. Sellest ei saanud üllast eesmärki, aga läänes on see nii. Midagi on siin teistmoodi. Läänes, kui see siia jõudis, ei ole see lihtsalt propaganda, vaid sellest on saanud tõeline uskumus. Ma väidan, et see on läänes tegelikult ohtlikum, kui see kunagi oli Nõukogude Liidus, sest Nõukogude kodanik mõistis, mis on propaganda. Muidugi oli Nõukogude Liidus antisemiite. Loomulikult peksti mu isa läbi. Mu venda kutsuti Nõukogude Liidus žüdiks, vabandust selle sõna pärast. See oli tavaline. Nõukogude Liidus oli tuntud tänavatasandi antisemitism. Aga ükski Nõukogude kodanik ei seisnud tegelikult tänaval ja ei karjunud, Iisrael on sionistlik, fašistlik riik. See kõik tuli riiklikust propagandast. Siin läänes on inimesed, kes teevad seda vabatahtlikult, inimesed, kes on selleks valmis. See on vooruslik eesmärk. Sellest on nüüd saanud kunstlikult loodud uskumus. Nõukogude Liidus ei olnud see kunagi nii. Ja miks? Miks see nii on? Mis toimub Ameerikas? Ja ma arvan, et see on tõesti täiusliku ajastuse lugu. See ongi nii lihtne. Ma arvan, et kui antisionism jõudis Ameerika Ühendriikidesse, siis see juhtus 1960-ndatel ja 1970-ndatel aastatel. Ja kui mõelda 1960-ndate ja 70-ndate Ameerika Ühendriikidele, siis see oli kodanikuõiguste liikumise ja sõjavastase liikumise aeg. Ja ma kasutan sageli snaipri analoogiat. Teate ju, snaiper sihib oma pilgu väga-väga täpselt sihtmärgile. Aga see, mis jääb väljapoole sihtmärki, ei ole nii teravalt fookuses. Nii hakkasid ameeriklased oma pilku treenima, et otsida rassismi, otsida ebaõiglust. Ja antisionism sattus lihtsalt sellesse vaatevälja ja jõudis otse sihtmärki. Sellepärast arvavadki inimesed täna, et antisionism on antirassism, sest see saabus just sel hetkel. Ma arvan, et see tuli kujul, et me peame sellega tegelema progressiivses projektis. Absoluutselt. Terve hulk toksilisi teooriaid, tead küll. Kriitiline rassiteooria, intersektsionaalsus, asunikukolonialism, tead küll. Mis on muutunud ortodoksiaks. Kogu haridussüsteemis, mitte ainult ülikoolides, vaid ka lasteaias kuni 12 klassini on see mõju samuti olemas. See on tõesti nagu toode, ma mõtlen, ameeriklased arutavad seda sageli tead hoopis teises kontekstis. Aga antisionism, antisemitism, sest juudid on tembeldatud valgeteks rõhutuiks või juudid ja iisraelased on tembeldatud valgeteks rõhujateks. See on kogu selle mõtteviisi sisse kodeeritud, kas pole? Ma ütlen ka seda, et üks asi, kui nüüd Nõukogude Liidu juurde tagasi tulla, nad olid oma riigi juhtimises üsna kohutavad. Aga nad olid tõelised meistrid narratiivi ja propaganda loomises. Aga üks asi, millest nad väga hästi aru said, oli see, et kõrgkool, akadeemia on väga oluline institutsioon, kui sa suudad selle enda kontrolli alla saada, sest just seal toimub teadmiste tootmine. Näiteks, taas viidates Isabella Doborovski tööle, räägib ta pseudoteaduslikust valdkonnast, mille nad lõid. Sionoloogia. Nad lõid akadeemias täiesti uue terve uurimisvaldkonna. Läänes on ülikooli teadmiste tootmise keskused ja need on tõesti selle antisionismi poolt hõivatud.
ja paljuski toimivad need sarnaselt omamoodi totalitaarsele režiimile. Me elame vabas läänemaailmas, aga ülikoolis valitseb ortodoksia. Seal ei tohi eriarvamust avaldada, sa ei tohi omada teistsugust arvamust. On olemas tühistamiskultuur, eks? See on väga kummaline nähtus ja antisionism tõesti kasvab ja areneb selles keskkonnas. See on veel üks osa puslest, mis aitab mõista, kuidas see on nii tõhusaks muutunud. See on just nimelt vallutanud ülikoolide noorte meeled ja nüüd muidugi ka koolides, alates lasteaiast kuni 12 klassini. Suurema osa viimasest poolest sajandist või enamgi on juudid pühendanud tohutult ressursse holokausti mälestamisele ja sellest õpetamisele. Ometi pole juudi viha tegelikult kadunud, väidetavalt valgustatud ja haritud läänes, vaid see on õitsenud elava mälu jooksul nagu kunagi varem. Seega on küsimus selles, mida oleme holokausti mälestamisel valesti teinud. Et see pole tegelikult eriti aidanud peatada antisemitismi, mis on holokausti tuumaks. Ma olen sellest kirjutanud. Ma tõesti usun, et viis, kuidas me oleme holokausti õpetanud, on vale. Me oleme selle universaalseks muutnud. Ja ma mõistan, teatud mõttes ma mõistan seda impulssi, sest juut tahab olla aktsepteeritud. Juut tahab, et see narratiiv oleks justkui välismaailma poolt omaks võetud. Nii et nad ütlevad, okei, holokausti lugu on sallimatuse, eelarvamuste ja vihkamise lugu. Need universaalsed kategooriad. Aga see ei ole tegelikult holokausti lugu. Ja holokausti lugu ei alga 1933 aastal Hitleri võimule tulekuga. Teate, kui ma vaatan holokausti käsitlemist hariduses ja seda, kuidas koolid seda õpetavad, siis minu enda kasvamise ajal ei olnud mul aimugi, et enne holokausti oli Euroopas terve antisemitismi ajalugu, eks? Et see võis olemas olla. See juhtus just Euroopas, kuna siin oli selleks viljakas pinnas. Tuhandeid aastaid kestnud juudi viha. Teine probleem on see, holokausti universaalseks muutmise oht seisneb selles, et nüüdseks on Anne Frankist saanud sümbol. Ta kannab, ma ei tea, kas olete seda palju näinud, inimesed panevad Anne Frankile kefia. Sellepärast ongi meil holokausti moonutamine, holokausti ümberpööramine. Me lõime selle paljuski ise, muutes selle universaalseks, öeldes, et seda narratiivi, seda holokausti narratiivi saab rakendada kõigile, aga tegelikult ei saa. See on partikulaarne ja meie oleme partikulaarne rahvas. Selle vastu on vastupanu. See on esimene asi. Teine probleem, mida ma haridusvaldkonnas märkan, on see, et me oleme õpetanud, et võim on halb. Et maailm tuleks jagada võimukateks ja võimututeks, rõhujateks ja rõhututeks. Natsid olid võimsad, juudid olid võimutud, olgu, see on tõsi, aga just võimsad lõpetasid natsismi. Seega peame taastama ka aru saama, et võimul võib olla voorus. Võimus on voorus. Ja Iisrael on näide võimsast riigist, mis on samal ajal ka eetiline riik. Jah, ma arvan, et see on täiesti tõsi ja see soov seda universaalseks muuta oli minu arvates osaliselt kiiduväärt. Kuidas me saame sellest õppida, et parandada kogu ebaõiglust? Aga hirm, nagu üks teadlane mulle kunagi kirjeldas, et holokaust jääb ajalukku isoleerituks ja nii, et see ei saaks midagi muud mõjutada, ongi viinud sellise olukorrani, kus see on pööratud juutide vastu, mis on klassikaline antisemitismi võte, süüdistada juute selles, mida antisemiidid ise tahtsid nendega teha. Ja ma lisan veel ühe asja, mille peale ma praegu koos sinuga mõtlen ja mille üle olen ka ise mõelnud. Kuidas me esitame holokausti lugu oma noortele? Sageli toome kohale ellujäänuid. Ja palun mõista, mul on sügav austus nende vastu ja ma arvan, et nad on väga olulised. Minu vanaisa oli holokausti üle elanud. Aga kui vaadata seda trajektoori, seda narratiivset kaart, mida tavaliselt õpilastele esitatakse, siis see on umbes nii. Ma sündisin sel ja sel aastal ning siis sattusin getosse. Ja kogu mu pere, see juhtus kogu mu perega. Okei, aga mis siis ikkagi puudub? Ja kui ma räägin oma enda õpilaste ja oma pojaga, kellel just oli koolis holokausti programm, siis ma küsin, aga kuidas härra see ja see sattus Pabiarisse? Või kuidas nad sattusid Sobiborid? See ongi see kriitiline osa, mis puudub.
demoniseerimise taktikad. Sest just selles me täna olemegi, demoniseerimise tsüklis antisionistlikul ajastul. Aga viis, kuidas me õpetame holokaustist, jätab justkui kõige olulisema osa vahele. Okei, ta tuleb võimule 1933. Süsteemne juutide tapmine algab 1941. Mis toimub nende 8 aasta jooksul? See, mis tegelikult puudu jääb, on sügav arusaam sellest, kuidas inimesed teist inimrühma demoniseerivad ja eriti, kuidas nad demoniseerivad juute. See puudub ka selles, kuidas me õpetame holokausti. Me räägime neile sageli neid lugusid, sest need on täis emotsioone. Ja loomulikult need toimivad. Ja sa ei saa öelda holokausti üleelanule, palun ütle seda või toda. Sa ei saa nende jaoks lugu ette kirjutada. muidugi. Aga just siin peavadki õpetajad sekkuma ja tegema oma väga olulist tööd, andes õpilastele aru saama demoniseerimisest. Sest minu 3 ajastu raamistikus, olgu see siis antijudaism, antisemitism või antisionism, ühendab neid kõiki see, et juudi vihkamine on tegelikult demoniseerimise projekt. Ja põhimõtteliselt võtad sa kõik, mida peetakse moraalseks ja ütled, et juut rikub seda moraali. See ongi tegelikult asja tuum. Ja laimud. Igal ajastul on oma spetsiifilised laimud, mida kasutatakse juutide demoniseerimiseks. Need on tegelikult demoniseerimise edastamise mehhanism. ja see tõstatab olulise küsimuse, millele pole lihtsat vastust. Kuidas me üldse tegeleme holokausti hariduse küsimusega? Kuna me oleme selgelt läbi kukkunud, kogukonnana, siis ma arvan, et me oleme suuresti läbi kukkunud sellepärast, et seda on liiga üldistatud. Tead, sa ei taha pühendada vähem tähelepanu ja ressursse holokausti mälestamisele. Aga tead, kui me teeme seda valesti, siis kuidas me muudame kurssi, et teha seda õigesti? Eriti pärast 7. oktoobrit, kui nii suur osa tähelepanust, ma mõtlen nii palju sellest, mida mitte juudi maailm teab. Juudid on nii keskendunud holokaustile, et see on jätnud nad ettevalmistamatuks mõistma seost mineviku juudi vihkamise ja tänapäeva juudi vihkamise vahel. Jah, see on väga oluline küsimus. Umbes aasta tagasi osalesin arutelupaneelil, mis käsitles Anne Franki näitust siin New Yorgis Juudi ajalookeskuses. Ja üks paneeli liikmetest oli väga elevil ja ütles, et tead, Anne Franki päevik on tõlgitud enam kui 70 keelde. Kas te kujutate ette, kui imeline asi see on, ütlesid paneeli liikmed, et tüdruk Tais saab lugeda Anne Franki lugu. Ja mina vaidlesin sellele vastu. Ma küsisin, aga miks? Miks peaks see inimene Tais? Miks peaks nende ainus kokkupuude juudi looga olema lugu juudist, kes sureb? Ma mõtlen, see on ju Tara Horni mõte mitmes mõttes, eks? Inimesed armastavad surnud juute, jah. Miks ei võiks see inimene Tais õppida Bar Kokhba kohta? See on ka omamoodi intrigeeriv ja ma tahaksin natuke mõtiskleda selle üle. Miks on nii, et see on ainus paradigma, ainus lugu, mis mittejuudil on juudi kohta, eks? No see on muidugi oluline, et tänapäeva kultuuris annab ohvriks olemine sulle teatud kapitali, mida võib-olla varem ei olnud. Kõik tahavad olla ohvrid, kõik tahavad seda. Ja ma arvan, et juudid hoiavad sellest kinni. Samamoodi on juute, kes reageerivad nende vastu suunatud diskrimineerimisele, mis tuleneb neist toksilistest vasakpoolsetest teooriatest, millest me enne rääkisime, nagu DII, öeldes, kas me ei võiks ka sinna kuuluda. Aga loomulikult, see ei toimi. See ei toimi, absoluutselt mitte, ja ma olen sellele alati vastu. Ma ütlen alati, et kui sa arvad, et lahendus on see, et meid tuleks kaasata DII-sse, siis sa eksid. Ja see ongi probleem. Antisemitism ehk juudiviha toimib tegelikult kui häirekell. Tõsiasi, et juute ei kaasata DII-sse, ei seisne probleem selles, et juute ei kaasata. Tegelikult on probleem DII raamistikus endas. Ja antisemitism annab sellest märku. See ongi see, mis toimub. Tsivilisatsioonides ei ole see ainult minu mõte. Antisemitism annab märku, see on nagu häirekell, et peremeeskeha ehk tsivilisatsioon on haige. See ongi nii, see on haige. Ma ei ole holokausti hariduse vastu, aga sa küsisid, kuidas me teeme seda õigesti. Ja ma mõtlen, ma võiksin öelda, mida me ei tee. Aga ma arvan, et mida me kindlasti ei tohiks teha, on käsitleda seda eraldiseisva sündmusena, millel on algus ja lõpp. Ei, see on osa suuremast juudi loost. Kui juute määratletakse ainult holokausti kaudu,
näiteks džidiši keelt kõnelevad inimesed nimetavad holokausti sõnaga hurban. Hurban tähendab hävingut. Miks nad seda sõna kasutasid? Sest tegelikult viitavad nad esimesele hurbanile, mis oli teise templi hävitamine. Juudi jaoks ei keskendu nad trauma meenutamisel ainult holokaustile. Nad vaatavad seda, millele Salo baroon vastu seisis. See on juudi ajaloo pisaraderohke narratiiv. Aga see on paljuski siiski pisaraderohke narratiiv. Ma tahan ka natuke vastu vaielda sellele, mida sa ütlesid, aga võib-olla ma sain sinust valesti aru. Jah, sul on õigus. Ohvriks olemises on teatav kasu. Aga ma tegelikult arvan, et üks põhjus, miks juute nii palju vihatakse, on see, et me mitte ainult ei jää ellu, vaid me ka õitseme. Muidugi. Me ei istu niisama ega upu oma ohvri rolli. Ja ma arvan, et see on kohutav asi. Ma arvan, et see ongi Iisrael. See ei upu oma ohvriloos, see keskendub edulool. Ja võib-olla on see raske, sest maailm pole selleks valmis. Mul oli kord üks tudeng, kes ütles, ma arvan, et maailm pole Iisraeliks valmis. Ja ma küsisin, mida sa mõtled, miks maailm pole Iisraeliks valmis? Ja tudeng ütles mulle, sest maailm tõesti armastab ohvreid ja Iisrael on sellest üle. Iisrael ei taha olla ohver. Ma arvasin, et see oli väga terane tähelepanek. Ja ma arvan, et see on osaliselt üks põhjusi, miks mu tudengid küsivad minult alati. Miks on antisemitism? Miks juute vihatakse? Tead, see ongi nii lihtne. Juudi rahvas. Me oleme eraldiseisev rahvas. Kadosh tähendab sageli püha rahvast. Aga kadosh tähendab ka eraldatud, eks? Havdala, eraldama. Me oleme eraldiseisev rahvas. Me ei peagi sobituma nende paradigmadega, mis töötavad teiste vähemuste puhul. Iisrael on, me tahame, et meid koheldaks nagu kõiki teisi rahvaid, mida ka tehakse, aga me oleme siiski erinev rahvas. Ja võib-olla maailm ei ole selleks valmis. Võib-olla maailm tahab praegu ohvri rollis olla. Jaa. Kuidas saavad juudi vanemad ja õpilased kõige paremini vastu seista levinud arvamusele, et sionism on rassistlik ja Iisrael on valgete rõhujate riik? Tead, on täiesti normaalne, kui me vaatame neid teemasid üldisemalt. Aga koolilaste ja nende vanemate jaoks on see igapäevane ellujäämise küsimus. Ja kuidas sa seisad silmitsi õpetajate või teiste õpilastega, kui nad neid stereotüüpe normaalseks peavad? Tead, Joonatan, ma saan iganädalaselt kõnesid vanematelt, kes paluvad mul rääkida nende lastega, kelle nad on kaotanud antisionismile. Kas saaksid palun rääkida mu tütrega? Kas saaksid palun rääkida mu pojaga? Ja loomulikult olema valmis seda tegema. Aga tead, ma pean sulle ütlema, et kui ma tagasi vaatan, siis mõtlen, miks ma olen selline, nagu olen. Kuidas ma oma mõteteni jõudsin? Ja ma pean ütlema, et koolidele hariduse delegeerimine ja mõtlemine, et koolid teevad selle töö ära, ei ole õige. Ma arvan, et meil vanematena on väga palju mõjuvõimu. Oma varasemale minale mõeldes tahan ma ühte lugu jagada. Kui me just tulime Nõukogude Liidust Ameerikasse, siis me asusime elama Los Angelesse. Ja ma käisin tihti koos emaga supermarketis, sest minu arvates oli supermarket nagu Disneyland. Nii palju riiuleid erinevate kaubamärkidega. Ja ma mäletan ühte päeva. Me olime kassas ja kassapidaja ütles mu emale, teil on aktsent, kust te pärit olete? Ja ema ütles, Ukraina. Ja tema vastas, te olete ukrainlanna. Ja ema ütles, ei, ma olen juut. Ja ma mäletan, et mul oli nii piinlik oma ema pärast. Ma mõtlesin, ema, ta ei mõelnud seda, see on ju sinu religioon. Tead, miks sa lihtsalt ütled, et oled juut? Ja ma mäletan, et tõmbusin tagasi. Ja koduteel proovisin emale seletada, et ei, Ameerikas... Ja ta ütles, ei, najaleht, juut on meie rahvus, see on meie etniline kuuluvus. See oli minu esimene vestlus. Ma olin umbes 8-9 aastane. See jäi mulle tõesti meelde. Ja see oli nagu... Okei. Ta jätkas mulle juudi rahva loo jutustamist. Nõukogude juudid armastasid väga lugeda üht saksa juudi kirjaniku nimega Furtwanger, Leon Furtwanger. Muidugi, jaa. Ja ta hakkas mulle ette lugema tema kirjutatud lugusid ja romaane. Paljud tema romaanid on ajaloolised ilukirjandusteosed. Need toimuvad muistse Juudamaa ajastul. Jaa, tema Josephuse triloogia, jah. Õige. Ja siis ma sain teada, et juudid pärinevad Juudamaalt. Seda õppisin ma oma emalt. Ma ei õppinud seda koolis. Ma ei õppinud seda sünagoogis. Ma ei õppinud seda ülikoolis. Ma õppisin seda oma emalt.
ja põhjus, miks ma seda lugu jagan, on see, et vanematel on oma lastele rääkides nii suur mõju. Neil tõesti on. Aga see tähendab, et nad peavad ka oma lugu teadma. ja ma ütlen sulle ühe asja, Joonatan. Oma töös õpilastega on üks suurimaid vastuseise, mida ma kohtan nii täiskasvanud õppijate kui ka nooremate gümnaasiumiõpilaste seas, see, kui ma küsin seda. See on väga lihtne küsimus. Ma küsin, kust on juudid pärit? Ja Ameerika juudid ütlevad enamasti, et nad on pärit igalt poolt. Ja tegelikult on need mittejuudid, kes ütlevad. Näiteks kristlased ütlevad Jeruusalemm või Sion Iisraelis. Nemad teavad. Vene juudid teavad ka. Lähis-Ida juudid teavad samuti. Aga Ameerika juudid, nemad justkui tõrguvad seda. Nii et meie ülesanne on meelde tuletada, et me ei ole lihtsalt religioon. Me oleme etnoreligioon. See on väga oluline, sest antisionism on rünnak meie rahvusliku päritolu vastu. Sellepärast jääbki see vaateväljast välja. Ameerika juudid jätsid selle mitmel põhjusel märkamata. Üks neist oli see, et nad pidasid end eelkõige usuliseks vähemuseks ja nad ei mõelnud endast kui etnilisest rühmast. Aga ma kordan ennast, mis on antisionism? See on rünnak meie rahvusliku päritolu vastu. Nii et sinu küsimusele vastates, mida saavad vanemad teha? Esiteks, ärge usaldage oma kallite laste haridust kellelegi teisele. Sina oledki see, kes neid harib. Sina peaksid olema nende hariduse allikas. See ongi tegelikult nii lihtne, aga see tähendab ka seda, et sa pead ise ennast harima. Jah, probleem on selles, et Ameerika juudid, eriti põlvkond, kes kasvas üles pärast teist maailmasõda ja kindlasti ka tänapäeva juudid, on võib-olla kõige juudi hariduseta põlvkond juudi ajaloos. Nii et me peame harima kõiki, mitte ainult lapsi, sest vanemad on sageli abitud neid vigu parandama või hoopis kinnistavad antisemiitlikke ja antisionistlikke stereotüüpe. Absoluutselt, jah. Oma täiskasvanu hariduse õpetajana kohtan ma samuti palju täiskasvanuid, kes lihtsalt ei tea. Neil lihtsalt ei ole piisavalt teavet. Ja see toobki meid justkui tagasi vestluse algusesse. Kas seda saab parandada teabega? Ma arvan, et vaenuliku publiku puhul muidugi mitte. Aga inimestele, kes on tõeliselt huvitatud, tasub tõesti anda neile tegelikku ajalugu ja teadmisi. Jah, see viibki mind järgmise küsimuseni, kui sa räägid vaenulikust publikust. Küsimus on selles, kuidas me peaksime suhtuma nendesse juudi antisionistidesse. Olgu nad siis need, kes püüavad Iisraeli demoniseerida ja otseselt selle vaenlasi aidata, või need, kes arvavad, et bundismi ülistamine või isegi taaselustamine on legitiimne juudi identiteedi vorm või isegi elujõuline tee juudi turvalisuseni. Tead, kuidas me selle konkreetse väljakutsega toime tuleme, mis on selgelt kasvamas, eriti kuna just need juudid saavad peavoolumeedias platvormi. Jah, ma mõtlen, neid kasutatakse täielikult ära antisionistide, tänapäeva juudi vihkajate poolt. Ma mõtlen tihti endamisi, ma imestan sageli, kas see on ellujäämistaktika. Kas nad tahavad lihtsalt kohta laua taga või usuvad nad seda tõesti? Ja ma tegelikult arvan, et nad tõesti usuvad seda. Mu emma, tead, ma räägin temast kogu aeg, aga ta on tõesti nii oluline inimene mu elus. Ta ütleb mulle, et Nõukogude Liidus olid need juudid karjeristid, nii et nad pidid oma karjääri nimel Iisraeli maha müüma. Nad tegelikult ei uskunud seda, aga tegid seda oma karjääri pärast. Ja ma ütlesin emale, et see ei ole see, mis siin toimub. Suur tragöödia läänes on see, et nad on oma enda ajaloo suhtes nii teadmatud, et on võtnud omaks antisionismi ja arvavad, et teevad seda juutidena. Jah, me ei peaks üldistama, aga kindlasti arvan, et sellised nagu Peter Beinart, ta on oportunist. Aga kõik need noored kolledžites, kes skandeerivad ja isegi juudi noored, kes skandeerivad Vaba Palestiina ning nende juudi professorid, nemad on tõelised uskujad. Ma arvan, et nemad on samuti tõelised uskujad ja see ongi, ütlen ma, siin tegelik tragöödia, sest see tuleneb teadmatusest. Või tegelikult, tead, hiljuti helistas mulle üks ema ja palus, et ma räägiksin tema tütrega, see teema. Samuti on olemas sotsiaalne surve. Nimelt, kõik tema sõbrad on selles osalised. Nad usuvad, et Iisrael on patune, sündinud patust, on kolonisaatorite asundus, koloniaalne rassistlik riik. Ja tead, kui oled noor, tahad lihtsalt teistega sobituda.
aga mida ma tahan teie kuulajatele ja vaatajatele öelda, on see, et see ei tohiks kedagi heidutada ega panna inimesi teisiti mõtlema. Noh, kui juudid selles osalevad, siis tähendab see, et sellel on mingisugune legitiimsus. Näiteks enamik Ameerika juute ei pea šabatit. Enamik Ameerika juudi mehi ei kanna kippat, eks? Kuid siiski, me kõik teame seda. Ja nad teaksid, et kui sa lähed ja ründad juudi meest, võtad tal kippa peast, sülitad selle peale, siis sa mõistaksid seda. See on antisemitismi akt, hoolimata sellest, et enamik Ameerika juute, enamik juudi mehi ei kanna kippat. Nii et lihtsalt sellepärast, et sul on mõned, neid on tegelikult väga vähe, aga nad on lihtsalt väga häälekad. Juudid, kes on antisionistid, ei tohiks neid kohelda teisiti kui juute, kes ütlevad, et toora ei tähenda minu jaoks eriti midagi. Aga kui sa lähed ja teotad toorat, siis tead, see on antisemitismi akt. Õige, aga see tõstatab ka küsimuse, kui suur on see juudi telk. Ma arvan, et me puudutasime põgusalt seda, kuidas juhtivad juudi organisatsioonid ebaõnnestuvad antisemitismi vastases võitluses. Paljud neist ei taha instinktiivselt välistada antisioniste juudi kogukonnast või kogukonna platvormidelt. Minu vastus sellele on, et kui juudid ei seisa millegi eest, siis polegi midagi. Siis nad ei seisa mitte millegi eest. Ma saan aru, aga tead, minu kogemus on ka näidanud, et need laiapõhjalised väljakujunenud juudi organisatsioonid teevad palju ruumi juudi antisionistidele, kuid nad ei hõlma tugevaid kompromissituid sioniste. Väga tõsi. Väga tõsi. Kogu nende kaasavus ja sallivus. Näiteks mina nimetan seda maad isiklikult, ma ütlen Juudamaa ja Samaaria. See juba seab mind nende tooniga vastuollu. Mu tuun on väle. Aga juudi antisionist, kes hüüab Palestiina vabaks või lõpetage okupatsioon, kuulub kuidagi sellesse suurde telki. Jah, see on ka minu kogemus. Ja muidugi on see osa meie stiilijuhendist GNS-is, aga jätame selle teiseks aruteluks kõrvale. Antisemitism eksisteerib nüüd mõlemas äärmuses, nii paremal kui ka vasakul väga agressiivsel kujul. Kas on võimalik eraldada võitlust poliitikast ajal, mil nii paljud ametikandjad sellega flirtivad? Või minna üle antisionismile, kui tundub, et demokraatliku partei baas on antisionistide poolt hõivatud? Ja Ruth Weiss kirjutas juba aastaid tagasi väga olulise artikli, milles ta ütleb, et antisemitism on alati poliitiline. Ja ma olen temaga selles mõttes nõus. Ma arvan, et antisemitismi olemus on see, et poliitilised jõud kasutavad seda alati relvana ning see muutub viisiks juudi süüdlaseks tegemiseks, juudi tõrjumiseks, juudi kõrvaldamiseks ja muidugi viimane samm, juudi hävitamine. See, mis toimub nii vasakul kui paremal, seda nimetame hobuseraua teooriaks. Aga jätame selle korraks kõrvale. Vasakpoolses leeris oli see alguses äärealadel, marginaalses osas. Ma mäletan seda. See oli vist umbes 2010 aasta ja keegi ei mõistnud seda hukka. Mitte keegi, demokraatlikust parteist. Ja lõpuks juhtub nii, et ääreala saabki tuumikuks. Kahjuks ongi praegu parempoolses leeris nii, et meil on need valjud äärmuslikud hääled. Ja neid tuleb korrale kutsuda. Neid peavad hukka mõistma mitte vasakpoolsed, vaid parempoolsed ise. Neid peavad hukka mõistma parempoolsed poliitikud, mitte ainult arvamusliidrid ja ajakirjanikud, vaid ka sellised inimesed nagu, ja tead, president Trump ütleb mõnikord, et tema parteis pole antisemitismil kohta. Aga see ei saa olla ainult tema asi. Ei, Mark Rubio teeb selles osas suurepärast tööd, Marco Rubio, aga J.D. Vance mitte. Jah, tema avalik neutraalsus, tead küll, Ben Shapiro ja Tucker Carlsoni vahelises debatis nende pöördepunktis. USA's detsembris oli, ma arvan, tead küll, omamoodi oluline hetk selles osas, kuidas isegi need meist, kes suhtusid temasse poolehoiuga ja kellele ta paljuski meeldis, pidid teda vaatlema. Õige. Fakt on see, et kuulge, mind ei üllata, et antisemitism on tagasi tulnud. Mis mind aga üllatab, Joonatan, on see, et antisionism, mis oli vasakpoolsete seas, on nüüd liikunud ka parempoolsete hulka. Ma ei oleks kunagi osanud ette näha, et parempoolne inimene hakkab äkitselt rääkima ja kasutama jutupunkte genotsiidi laimu kohta. See on minu jaoks väga huvitav nähtus, mida uurida ja mõista.
ma arvan, et näiteks James Lindsay on selles vallas teinud palju tõeliselt head tööd. Ta räägib kaebusnarratiividest ja ütleb, et need ohvrirolli ideega kaebusnarratiivid ei ole tegelikult tervislikud. Ja ma arvan, et kahjuks on ka paremtiib natuke sellesse ohvri kaebusnarratiivi laskunud. Kui sa hakkad enda ohvrina nägema, siis hakkad otsima, kes sind rõhub. õige, ja juudid on alati mugav patuoinas. Kahjuks. Lõpuks, kuidas me kasvatame uut põlvkonda juudi noori, kellest paljud on selles riigis suuresti assimileerunud ja nagu ma varem ütlesin, juudi kultuuri osas kirjaoskamatud, nagu ka nende vanemad. Mõttes see, et sionism on nende juudi identiteedi oluline osa, kui nii palju nende elus on pühendatud neile veenmisele, et kõik grupipõhised identiteedid, välja arvatud võib-olla need, mis on seotud värviliste inimestega, on olemuslikult rassistlikud. Kuidas me sellest üle saame? Näiliselt eksisteerib see poliitilisel vasakpoolsusel, kuid nüüd näeme seda ka parempoolsuses. See allergia mõistmise suhtes, et Iisrael, Iisraeli maa, on juudiks olemise lahutamatu osa. Suurepärane küsimus. Tegelikult ma just kirjutasin sellest terve artikli ajakirjale Jewish Journal. Ma kirjutasin sellest JNS-ile paar aastat tagasi. Ma õpetan sellest. Üks suurimaid probleeme juudi hariduses on see, et me käsitleme sionismi kui poliitilist liikumist. Ja sa just ütlesid, et see on juudi identiteedi lahutamatu osa. Ma küsin oma õpilastelt sageli, kas te saate palun defineerida sionismi? Ja enamasti on see vastus. Vastus on, et sionism on usk sellesse, et juudi rahval on õigus Iisraeli maale. Ja sa arvad ilmselt, et see polegi nii halb. Aga minu vastuküsimus õpilastele on, aga miks Iisrael eksisteerib? Miks me siis peame ringi käima ja räägima usust sellesse ideesse? Sa ju ei käi ringi ja ei ütle, ma usun, et Naia eksisteerib. Ta ju eksisteerib, eks? Iisrael juba eksisteerib. Nii et meie ülesanne juudi hariduses, nii vanematena kui ka koolides, on liikuda eemale sionismi käsitlemisest ainult poliitilise liikumisena ning näha seda kui juudi identiteedi väljendust. Nii mõistsin mina sionismi oma vanematelt. Nii mõistavad paljud venekeelsed juudid sionismi. See on juudi rahva identiteedi väljendus. Kuidas nii? See on pärit Rav Soloveitchikult. Tema arusaam juudi identiteedist on kolmnurk. 3 punkti. Am Iisrael, Iisraeli maa, Toora Iisrael. Ja sionism koondab tegelikult kõik 3 üheks. Nii et see ongi meie ülesanne. Eemalduda sionismi käsitlemisest poliitilise liikumisena ja õpetada oma lastele, et nad on rahvas, kes pärineb Iisraeli maalt. See on lihtne asi. Sa mõtled, mis sellest siis nii keerulist on? Aga tegelikult on see keeruline, sest paljud juudid tõesti tahavad kuuluda. See on nagu, me tahame assimileeruda ja ei taha end teistest eristada. Me tahame olla ameeriklased. Ja mu õpilased küsivad minult alati, et kui me oleme juudid, kas see tähendab, et me ei saa olla ameeriklased? Muidugi võite olla ameeriklased, aga teadke oma lugu. Teadke, et te olete rahvas. Te ei ole lihtsalt religioon. Te pärinete iidsest rahvast, tsivilisatsioonist, mis on pärit Iisraeli maalt. Meie etnogenees on seotud Iisraeli maaga. Zionism on meie juudi identiteedi väljendus. Seda tuleb õpetada meie koolides. See on suurepärane tähelepanek ja hea punkt, millega lõpetada. Naja, aitäh, et täna meiega liitusid. Kuidas meie publik saab sinu tegemistel silma peal hoida? Aitäh, jah, te saate mind jälgida X-is või Twitteris nimega Leht Naia ning Instagramis. Ja ma juhin ka oma saadet nimega Don't Know Much About. Mul oli just saates Dr. Judea Pearl ja see episood tuleb varsti üles. Ja minu järgmine saade on koos Ben Coheniga FTD-st. Arutame ÜRO antisionistlikku hõivamist. Väga hea. Aitäh, Ben, GNS-i kolumnist. Soovitan kõigil proovida Naia taskuhäälingut. Tahame tänada ka meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Tobini Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kus te taskuhäälinguid kuulate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnel neist platvormidest või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X-is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun pange like ja või tellige JNS. Klõpsake teavituste saamiseks kellukese ikoonil ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ning andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ja mida te sellest arvate.
ja pidage meeles, lugege ja mõelge ise. ja kohtume teiega jälle järgmisel nädalal.